lase tulla, pauguta. Adrakad on edukalt finišis. Õnne oli väga rõõmsa meeleoluga finišis, et see oli vist kõige suurem eesmärk, et jõuda ilusti elusalt finišisse täna. Või elusalt, ikka esikoht on eesmärk. Kui palju puudu jääb või arvad, et tuleb ikka? Vaatate üle nagu, et... Vahepeal on see kanuetapp, kus me ootasime, ei tea, aga tegelikult me tulime nagu väga hästi. Kuidas te kanuetappi lahendasite? Pilpad ja pulki lendas ausalt öelda. Vahepeal olime vee all, vee peal, kanuud ragisesid, ega see oli päris julm. See tähendab seda, et te olite kolmekesi kõik kanuus ja kõik kolm ratast ka või et nii sügavasse läksite? Kuidas te lahendasite? Oli lihtsalt ülimadalad puud ja väga vähe vett. Seal pidi nagu vahepeal jooksma ja tormama ja mida iganes tegema. Mitu teil jäid? 2 jäi kanuusse ja üks... kanuus ühe rattaga, jah. Üks ratas oli kanuus. Üks ratas kanuus, 2 inimest kanuus. Oli see, et rattarool oli kõrgel iga kuradi kaika taha kinni. Kanuu etapi all või? Jalgrattarool oli kanuu etapi pidur. Selles mõttes. Selge, aga kuidas teie kohalike parmudega hakkama saite? Parmudega? Ei olnud ju ühte. Ükski kohalik võistkond pole rääkinud, et on. Kuni Jaak Nõel mulle kuradi ma läbi kannika läks, kui selle maani oli okei. Siis läks talumatuks. Siis pühendasin tähelepanu. Aga kus need parmud olid? Ei räägitakse, et olevat olnud, aga ma arvan, et see on see, et need külalisi söövad. Stardist umbes. See võis olla see variant lihtsalt, et need kohalike, need on nii läbi kiiritatud. Me liikusime nii kiiresti, et nad ei jõudnud järele. Stardist 200 meetri kaugusel oli üks parm kohe. See, kes magas. See, kes magas. Üks magas, jah. Aga positiivse emotsioone, ma saan aru, on päris palju sellelt rajalt siit. Alati on üksteli mõnus, aga mis ta ikka. Kuidas, ütleme... See oli kõige positiivne, hommikul sai kaua magada. See oli lust. Ütleme, et tõsiselt kella 10-ni ja siis hakkasime siputama alles, aga muidu alati kuradi süga mingi 7-st kell 6 juba minema. See on nagu kodukoha see. Kodukoha eelis vist oli ka nii-öelda kaart, et paljud kurtsid, et seda kaart oli raske lugeda, et teie jaoks vist... Mis kaart? Ei, see ei olnud üldse tuttav kaart ja... Kaarti oli raske lugeda küll, orienteerumise etapp oli selline... Kuidas te kanuust läksite edasi otse või ringiga mööda teed? Me läksime otse ja kusjuures... Jõudsite või? Mis mõttes jõudsime? See oli kiirem kui ringi, sest et see tee oli nii kehv, et egas mööda teed sa palju kiiremini poleks sõitnud. Seal ma sain oma rehvi puruks. Ma räägin, see oli väga rõve tee. Just see, et oli rõve tee, hakkas ka enne, et kuule, et lähme siis ikkagi vaatame. See kivi, vaata, niisugune meeletu kivi. Mis seal metsas otse oli? Me võib-olla 100 meetrit võib-olla jooksime. Ütleme niimoodi, et mingi, seal natuke aega tuli lükata. Metsa teed olid natuke pehmed, aga muidu oli täitsa okei. Ja kannatas üsna kiirust hoida. Kuidas mehed hakkama said kas siin? Palju sa pidid aitama neid? Ei pidanud, said nad hakkama ikka... Kogu aeg lükkas tagant. Oli, ongi, aga tegelikult ongi, aga naine on ju selles kaasas, aga enamus segavõistkondi räägib, aga... Piinlikkusest ees muku pingutada. Ja, see teeb eriti raskeks, Aga veel midagi sellist, mis nii-öelda esimese hooga meelde tuleb sellest rajast? Mõnus pikk puhkepaus oli vahepeal. See oli siis ootamine või? See oli see kanuetappi ootamine. Me ütlesime 3 korda plaane ringi. Aga strateegiat oli jube hea teha, eks sa tegid ühe strateegia, siis mõttes, et teeme uue strateegia. Siis kokkuvõttes sai naist õpetada, siis aegu peretüli tekkida, siis lahendada, jälle uut strateegiat teha ja nii edasi. Selge, nii et siis tundsid ennast koduselt, ma saan aru siin. Aega oli palju iga strateegiat teha ja lõpuks me tegime kõige õigema strateegia, aga paremini poleks saanud. Selge, ja siis ootame ära, mis koha saate, loodetavasti võidate. Tore, aitäh teile!